Alguses plahvatas tohutu pommina väga tuntud Eesti inimese püha peaingel Miikaeli Rüütliordu suurpriori ja krahvi vana Vene aadlisuguvõsa järeletulija Viktor Vassiljevi väljaütlemine, mis siis pommina ja igal pool sotsiaalmeedias ja ka rahvasuus levis. Nimelt ütles siis Vassiljev järgmist naiste kohta. Naisel on enne mehega abiellumist võimalus teda testida. Aga miks ta abiellub vastutustundetu mehega, kes ei hakka maksma siis elatisraha, saab temaga veel igatvese hunniku lapsi? Minu meelest tuleks selliseid naisi karistada seadusega, kes abielluvad vastutundetu mehega. Seadus võiks täie karmusega sekkuda ja sellised naised võiks steriliseerida. Niimoodi ütles siis krahv Vassiljev. Hiljem ta vabandas, ütles, et väljaütlemises on süüdi loomulikult Reformierakond ja nende 15-aastane valitsemisaeg ja teda on valesti mõistetud. Ja et tegelikult päriselt teada saada, mis krahv ja püha peaingel Miikaeli Rüütliordu suurprior asjast arvab, oleme talle helistanud. Tere hommikust, Viktor Vassiljev. Tere hommikust. Kõigepealt soovin teile õnnistust kenaks reedeks ja mida üldse püha peaingel Miikaeli Rüütliordu viimasel ajal toimetab? No viimasel ajal oleme hakanud uusi liikmeid endale võtma meie Rüütliordusse. Meil toimuvad siis sel nädalavahetusel laupäeval on mõõgavõitlus ja odavise ning pühapäeval ratsutame ja lööme siis mõõgaga, ütleme siis mannekeenide päid maha ja karjume ho-ho-ho. Natukene nagu jõuluvana, aga samas on see iidne Miikaeli ordu siis rüütlite hüüe. Ja teeme muid rüütellikke asju, avame naistele uksi ja joome puust kapast mõdu. Ma tean, kuna ma olen ise siis ka sooviavalduse vastavasse... Teid ei võeta kahjuks. No näed, organisatsiooni saata mind ei võeta. Miks mind ei võeta? No, kas mina ei elagi oma elu rüütellike põhimõtete järgi? Ei ela küll jah, et selles mõttes me ikka natuke uurime tausta ka ja tead ikkagi maalt pärit. No jaa, aga ma olen Latkalite maalt. Ma olen Latkalite maalt ja minu esiisa oli tegelikult üks parun, kes nüüd korraks siis eksis, aga ei olnud. Ei olnud jah. Et tegelikult ei olnud, ma ei hakka siin praegu teil päeva ära rikkuma, aga tegelikult ikkagi ei olnud parun, jah. No olgu, aga igatahes mulle saadeti teie infokiri, vähemalt aitäh sellest ja sealt ma loen, et pühapäeva õhtul toimub ikkagi avalik ka selline esimene sundsteriliseerimine, et olete ühe sellise riivatu naisterahva kinni püüdnud ja hakkate teda steriliseerima. Oleme, et saime just täna ka linnavalitsuselt loa, et Raekoja platsi panna suur tuleriit üles, kus me siis naisi kõigepealt steriliseerime ning siis põletame ära, et kõik need naised, kes siis vastutustundetu meestega abielluvad ja lapsi saavad, et neid me hakkame põletama, et meil on siis tegevusluba, mille ma võin teile faksida siin, ma panen kohe teile siit faksida selle. Näe, hakkas tulema juba siit otsast välja. Jah, et tegevusluba on siis sellest pühapäevast kuni järgmise jõuludeni, kui hakkab jõulurahu, et meil on suur tuleriit, iga nädalavahetus siis reedeti ja laupäeviti ja pühapäeviti põletame siis vastutustundetuid naisterahvaid, kes on saanud endale lapsi ja kelle mehed on sead. Et neid me siis põletame, et vaba sissepääs on, me anname seal natukene teed, natukene küpsist, natukene glögi, ilma alkoholita muidugi ja siis on seal ka, ütleme, ansambel Kukerpillid esinevad, Taukar, Karl-Erik Taukar esineb iga nädalavahetus seal ja Kukerpillid siis üle nädala, aga Karl-Erik Taukar on iga nädalavahetus siis saate inkvisitsiooni tulevalgel ennast ka soojendada, see on ka kõik tasuta meie erakonna ja Rüütliordu korda poolt. Väga hea, et ütlesite välja selle sõna öelge palun veel seda. Inkvisitsioon, jah. Sest et minu väikene infoallikas linnavalitsuses on öelnud seda, et alates 1. veebruarist on Tallinna linnavalitsuses uus ametikoht ja see on siis püha Miikaeli Rüütliordu Tallinna peakloostri suurinkvisiit. Ja mul on andmeid, et just teie, härra Vassiljev, olete see uus ametmees. Jaa, meil oligi jah, et meil see on juba tükk aega olnud meil volikogus arutusel, et kas me peame sellise töökoha looma. Mina ja minu erakonnakaaslased, kes volikogus on nüüd kõik selle poolt ja kuna me seal enamus ikka oleme, siis me surusime selle ameti seal läbi.
ning jah, tõepoolest, et no, ma arvan, et lihtsalt, et meie ajaloost on natukene ähmane mulje jäänud, et inkvisitsioon on paha, aga see mulje on jäänud rahvale ainult tänu selle pärast, et meil on siin 15 aastat olnud Reformierakond võimul ja kes on kõik ajaloo ära soperdanud. Inkvisitsioon kui selline tõi meile ikkagi väga palju, ütleme, teadust. Me ju käisime, kristlased läksime ju ristimatkadele, meie nimetame ristimatkadele. Eelkõige siis katoliiklased, eks ju? Jah, läksime siis kaugele Aasiasse, seal rüvetasime ja lagastasime küll ja põletasime, reipisime, sellest pole midagi. Me tõime sealt tagasi, näiteks tutvustasime Euroopale väga palju vürtse, väga palju, ütleme, astroloogikat ja matemaatikat ja selliseid asju, et tegelikult ja inkvisitsioon ju väga palju kirjutas ka raamatuid, et selles mõttes... Ja väga palju põletas raamatuid. Ja väga palju põletas ka, sest osad, raamatuid on lihtsalt liiga palju, ei mahu kõik, näiteks Rahvusraamatukogul, meie Tallinna linnas on väga suured mured, et ei ole kuskil raamatuid panna, et osa põletame ära, saab soojendada ennast täitsa tasuta, seal vanad inimesed saavad klögi juua seal tule juures ja selles mõttes me toome selle inkvisitsiooni nagu hea poole välja, et väiksed võllapuud paneme üles, et selle ajal, kui kedagi selle ripu, saavad lapsed seal karussellina seda kasutada ja hobuse saab kinni siduda sinna ja miks mitte ka ja varesed saavad istuda, sest meil on väga suur hakkide ja vareste probleem praegu Tallinna linnas, kui te ei ole teadlik. Nad saavad seal rahulikult pesa punuda ja selles mõttes, et kõik on hästi. Et ei maksa nagu muretseda, et usaldage meid. Ja see on väga hea ja väga hea on ka see, et teie rüütliordu ja inkvisiitorid ja muidu olete ka ikkagi ette võtnud sellise riivatu ja rüveda karakteri, nagu seda on üks naine, sest et on teada ju ajaloost väga palju juhtumeid sellest, et naised on ka Lutsiferiga ühte heitnud. Täiesti on. On ju, eks? Homunkuluse poolt põrgatatud naisi on meil siin kõik kohad täis. Eriti on suured probleemid on ju Ida-Virumaal, ka viimasel ajal on hakanud Jõgevamaal neid olema väga palju ja muidugi Tallinn. Et lihtsalt naised, kes nagu öelda, nagu ütleme, pimesi armuvad. Et see on ikkagi selline elu otsustav samm, et sa pead ikkagi võtma endale mehe, kes maksab elatisraha, eks ju? Jah, rüütligas või meie erakonnast ja kogukonnast, et mis sa see matsiga nüüd hakkad siin siis niimoodi nüpeldama neid lapsi valmis, kui sa tead, et ega mats sulle ikkagi koju raha ei too, et ikkagi rüütlitega ikkagi asju ajada ja ega see ei ole siis mehe süü, et mees siga on, ega siis tema ei... No mees on mees, eks ju? Mees on mees, et tema vallutaja, kõik... tema ei ütelnud emale kõhus, et kuule, et ma nüüd siin vaikselt arenen on ju meheks. Tema lihtsalt arenes naise kõhus meheks, sündis, oli kohe sündides siga, hakkas kohe mänguasju lõhkuma, teisi lapsi lasteaias lööma ja ega ta elatisraha nüüd ta ei taha ka suurest peast maksta enam. Kas on plaan, härra suurprior, ka ikkagi nüüd ette võtta igasugused nõiad, ennustajad, naisterahva põlised ametid ja hakata veekatseid läbi viima siis, et kui naine jääb ujuma, on ta nõid, tuleb viia suurele tuleriidale, kui aga vajub põhja, upub ära, siis oli õige inimene ja pääses siis Peetruse kohtu ette. No me oleme võtnud natukene malli ka muudest kultuurist. Meil on nimelt niimoodi, me kõigepealt nüpeldame teda kõvasti niisuguste kaigastega ja siis, kui on juba keha on haavu täis. Kas hakkab ka stõunimine toimima? Ja raputame sinna peale soola. Kui inimene hakkab karjuma, on nõid. Kui ei karju, ei ole nõid. Saadame minema. Ise peab kohtu või need arstikulud kandma, sest ega vastutustundetul naisel ei ole siis mingit haigekassa kaarti ega midagi. Et nii ta käib, et väga lihtne on kõik, et kes tahab tutvuda täpselt meie inkvisitsiooni tegevusega, meie ordu koduleheküljel www.ordu.pordu.org. Viktor Vassiljev, suur tänu teile, suur tänu, et leidsite oma raskes ja kiires priori hommikus aega siis rooskamise kõrvalt ka ikkagi meiega rääkida, aga ma küsin ainult lõppu. Ühe küsimus, et see vabandus, ega te ju tegelikult ei mõelnud seda tõsiselt, seda sunniti teile peale, eks ju? Niisama, et lihtsalt oleks nagu inimesed rahuneksid maha. Et tuletan siis meelde, et laupäeval kukerpillid, Karel Taukar ja põletame ära ühe... Riivatu ja rüveda naise? Jah, täpselt nii. Ma ei mäleta, tahtsin nime öelda, ei tulnud hetkel meelde. Oli vist... Mari? Jah, proua Mari oli vist. Jah, olgu. 4 last ja mees on loll. No nii, aitäh teile! Nägemist!